Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja täna on reede 21. juuni aastal 2019 ja täna kell 18.54 algab suvi. Ja eks praegust on soojagi kuskil 24 kraadi, kuigi tuul on olemas, siis jahutab maha. Aga mis selle maha jahutamise veel ütleks, et kui sõita nüüd suvisel ajal erinevate liinibussidega, et siis no, see oleks täitsa kohustuslik asi, et liinibussides ventilatsioon töötaks. Sest ma mitu korda nädalas sõidan Pärnu bussijaamast Tori kooli peatusse Atko liinibussiga, mis on number 40, Pärnu Sindi Tori Tootsi. Ja näiteks eilegi 20. juunil sama bussiga sõitsin Tori kooli peatusse ja siis oli niimoodi, et kui istuda tooli peal, siis üleval on need mingisugused nupud või nublakad, mida keerata, sõnaga, et siis saaks nagu külma õhku, eks ole, ütleme kuumal ajal, kui see ventilatsioon töötaks. Aga kahjuks oli nii, et keera kus poole tahad, ventilatsioon ei tööta ja selline kuumus, et igi jookseb sul iga kandi pealt liitrite kaupa ja sõnaga, et mingisugust õhku kas ei ole, et kuskil mingi luuk on lahti küll, aga sellest jääb nagu väheks sellise kuuma ajaga sõnaga. Ja noh, kuna Urumarja kandis on selline teetööd toimuvad, et tehakse teed ja siis noh, tihtilugu tuleb selle teetööde tõttu seista seal mõned minutid või nii nagu vajadust on. Ja ka eile seisime seal ja siis seisu ajaks bussijuht avas esiukse seal oma juures, aga on midagi 2 või 3 ust veel, palju seal bussil on. Et need jättis kõik kinni, et oleks need uksed ka natukene lahti teinud selleks ajaks, kui seisu aeg on, et see oleks ka mingisugust natuke tuutanud, kuigi eile oli õhk ikka väga nii-öelda sukene paks või selline, et lämbe sõnaga, et ainult kui rattaga sõita see jättis siis nagu tuult, et siis oli nagu sukene jahedam, aga muidu on nii, et rattavad maha tulid, on kohe hakkas kuum. Aga nii, et noh, ma ei tea, mida need bussijuhid või need bussifirmad üldse mõtlevad, kui nad reisijad veavad, et sellise kuumade päevadega, kui on kuum ilm, et no siis peaks olema see ventilatsioon töötama sõnaga, et kui ütleme talvel on külm aeg, et siis külmal ajal peaks tulema ventilatsioonis sooja õhku, sõnaga, et noh, reisijad bussi ära ei külmuks. Ja sellise suvise kuuma aeg peaks vastupidi olema, et peaks tulema jälle jahedat õhku, et oleks nagu normaalne bussis sõita, et ma ei tea, miks need bussijuhid ja bussifirmad selle peale ei mõtle, et nagu reisijate peale, et noh, tooks ükse võrdluse siin isegi sellise, et noh, et ütleme loomi viiakse tapamajja mingisuguse autodes või asjas, aga seal on ka nii, et südamlik veokijuht ja sõnaga, et hoolitseb selle eest, et loomadel ka tapamajja sõites oleks nagu paremad tingimused, et noh, nii. Aga nii, et igal juhul bussifirmad jälle võtku seda arvesse ja bussijuhid tehku selgeks, et kui nad ega reisijad jäävad, siis olgu jälle tehtud ventilatsioon korda, et kuumad ilmadega tuleks jahedat õhku, et reisijad tõesti ära ei lämbuks bussis sõnaga. Ja nagu ma nüüd aru sain, et see ei ole mitte ainult Pärnu probleem, vaid on Tallinnas igal pool see asi, et lihtsalt, et mõnedel ei paku suvi üldse, et veavad reisijad ära sõnaga, et on neil kuum või on neil paras, et see on igaühe oma asi ja sõnaga, aga nii ei tohiks olla. Peaks olema ka sealsugused bussi eeskirjad, et reisijatel peaks olema ka normaalne sükene olemine bussis, et nad nii-öelda kokku ei kukuks selle palavusega seal. Nii et nii, olgu see asi teadmiseks bussifirmadele ja bussijuhtidele, nii ütlen mina, Illar Kohvinavalt.